Nii, ja kas Eestis on ka üldse selliseid mehi, kes on tõeliselt täisprofessionaalid, et hommikust õhtul ainult selle nimel teevadki trenni, käivad kuskil välismaal rahaturniiridel või meil on ikkagi rohkem selline hobikorras kõik mehed, kes teevad? Ütleme niimoodi, et kui meie elu on teatud etappidel lubanud, kas siis ülikoolis või ülikooli kõrvalt, siis oleme me kõik treenerid üritanud seda spordiala teha selliselt, et hommikul trenn, lõunal uinak, söök, õhtul jälle trenn, võistelnud Eestis, võistelnud ka väljaspool, aga kahjuks ei liigu siin veel selliseid summasid, et sportlased saaksid ennast vabalt ära elatada, et ainult sellega tegeleda. Et ka enamus, kes teevad seda kõrgemal tasemel, siiski töötavad ka kuskil kõrval ja teevad siis pärast tööpäeva lõppu seda. Aga kuidas mujal maailmas on? See ala, nii palju kui mina televiisorist olen näinud, toob päris suured hallid rahvast täis ja mujal maailmas vist on professionaalidel ka lihtsam sellega ka nii-öelda leiba teenida. Nii on. Ütleme niimoodi, et siukse tugevama rikkuse piiri peal elab siiski vähe neid inimesi, võib-olla paarsada tükki. Aga kes suudavad ennast niimoodi ära elatada, et aeg-ajalt peab natukene midagi kõrvale tegema, neid ma arvan, et on rohkem. No sellel plakatil, mil me siia stuudio seinale me üles seadsime, on näha ka sellised raudvõred või ma ei oskagi öelda, traataed ja mulle vähemalt seostub alati see võistluskunst sellega, et ongi nagu räigem ja rämedam seda vaadata, kui mehed vastu seda raudaeda kukuvad, siis tegelikult Leho asi on nii, et see tuleb välja, et see raudaed või ütleme see puur on hoopis turvalisem kui siis tavaline boksiring. Jah, täpselt nii see on, sellepärast, et boksiringist, mul on matšist kogemus olemas tegelikult, et boksiringist võib täiesti vabalt välja lennata, kas ülevalt või alt või nööride vahelt isegi, et puur on selles mõttes kindlasti palju turvalisem ja see võimaldab sooritada tehnikaid, mida võib-olla ringis ei tehaks ja siis see elimineerib ka selle, et kohtunik peab vahepeal mehed püsti tõstma ja ringi keskele uuesti pikali panema, kui nad on sinna ennast kägarasse keeranud. Et hoida ära see, et mehed küll lihtsalt välja kukuvad, et kahtlemata on see turvalisem. Et sellel korral Tallinna etapil siis on ütleme nii atraktiivsuse tõstmiseks ja ka ohutuse tõstmiseks siis see nii-öelda metallist puur. Täpselt nii, tegemist on siis esmakordselt puuriga Eestis võistlustel. Nagu te lisasite ka atraktiivse tõstmiseks, siis kindlasti annab see spordialale ka oma nägu, et kui keegi nimetab boksi või judot, siis kindlasti meenuvad esimesed sõnad, kas ring, kindad, saapad, kimono või maadlusmatt, mille järgi seda ära tuntakse, siis puur on kindlasti MMA jaoks üks neid asju, mis esimese paralleelina tuleb silme ette, kui nimetada sportlik vabavõitlust. Palju teil võistlejaid Tallinna etapil on ja muidugi räägime sellest, millal see etapp üldse toimub, kus kohas ja mis ajal? MMA Raju 4 esmakordselt puuris toimub 13. veebruar Tallinnas, see on tuleval laupäeval. Toimub TTÜ spordihoones, ehitajate tee 4, see on Nõmme ja Mustamäe piiri peal ja üritus on jagatud siis 2 osaks. Päeval kell 1 hakkavad amatöörmatšid C-klass harrastajatele. Seal on hetkel 14 matši ja päevase üritusel on siis kõik harrastajad, kes soovad võistelda, kõik sinna ka tulla saavad ja me hoiame ka nii-öelda avatud puuri põhimõtet. Et kui keegi isegi ei ole konkreetses klubis trenni teinud, ütleb, et on sõpradega trenni teinud, ta tahab kindlasti proovida, siis me siukest eliitstaatust ei ole tekitanud, et me teid sinna ei lase, vaid iga mees, kes tahab, on olemas reeglid, on olemas kohtunikud, asi on piisavalt ohutu nende jaoks, nad saavad seda proovida. Põhimõtteliselt, kui ma tulen sinna pealtvaatajaks ja vaatan, et need mehed, nad ei oska üldse maadelda või lüüa, siis viskan särgi seljast ja võin ka ise ringi asuda. No registreerumine on ikka varasemalt ära toimunud, et seal päris niimoodi järjekord puuri taga ei ole, et sina siit rivist ja sina siit rivist ja läks. Aga jah, sisuliselt eelnevat kogemust ei nõuta. Plakati peal on juba sellised tuntud näod ka, et kes sellistest Eesti kõvematest meestest kohal on ja kas tulevikus plaan või kuskilt piiri tagant siia atraktiivseid võistlejaid tuua? Vot nüüd päevase jutu lõpetuseks, et seal on mitte ainult Eesti versus Eesti matšid, vaid on ka Soomest amatöörsportlasi, aga nüüd põhiüritus, kus on siis Eesti raske kahurvägi väljas, toimub õhtul kella 7 samas kohas TTÜ spordihoones, kus siis on väljas, võiks öelda, enamik Eesti kõige tugevatest MMA-katest, kelleks on siis näiteks Tartu spordiklubi Elustreening Eesti treener Jorgen Matsi, kes teeb matši B-klassis, mis on siis tugevam klass, ja C-klassi peamatšiks on Henri Hiiema matš, kes treenib Pärnu klubis MMA-sis. Ja kõik matšid, 9 tükki neid on õhtul,
on välissportlaste vastu Soomest, Lätist ja Leedust. Et oma mehi ei hakkagi klobima, et kõik on sellised võõrad mehed siia klobimiseks kutsutud. No kuna see ringkond veel nii suur ei ole, siis ei ole mõtet siukseid suuri matse oma meeste vahel teha, et sportlastel annab kindlasti kogemust juurde pealtvaatajatele, siukest poolehoiutunnet, grupitunnet, kui võistlejad on väljast. No kas sellel võistlusel on mingisugused maailmaorganisatsioonid ka või on kunagi plaan mingisugused, ma ei kujuta ette, Põhjamaade meistrivõistlused või liiguvad ka asjad selles suunas, et ka mingisugused tiitlivõistlused selles võistlusspordis või võitlusspordis toimuma hakkavad? Ühtset katusorganisatsiooni ei ole nagu enamus spordialadel või enamus võitlusaladel. Tegemist on suuremate liigade ja turniiride süsteemiga. Näiteks UFC, mis on maailma üks esiliigasid, Ameerikas tegutseb, siis see on niisugune MMA lipulaev, kui ma arvaks, et iga MMA sportlase eesmärk on jõuda kunagi. Aga mis puudutab kohalikke tiitleid, siis enamasti kui üks suur organisatsioon puudub, siis on niisugused välja kujunenud nimekad tiitlivõistlused, näiteks siin just paar kuud tagasi oli Soomes amatööride Finish Open, kus ka üks meie mees Jüri Jõgiste oma kaalus kuni 60 kilogrammi võitis kuldmedali. Ja kui juba selle peale jutt läks, siis sellel rajul astub tema vastu mees, kes samal Finish Openil finaalis välja ei tulnud, kuna ta murdis oma eelmises matšis pöidla ära. Nii et kõvad mehed on igal juhul laupäeval Tallinnas kohal. Kõvad mehed ja sõna otseses mõttes. Tiitleid ka on õhus natukene. Selge, 13 veebruar pileteid, kus saab eelmüügist osta ja kodulehelt saab ka ilmselt informatsiooni veel juurde, kes tahab asja vastu rohkem teada saada. Piletid jah, müügis Piletilevis, kõik müügipunktid, mis neil on internetis, oma kohad Selverites ja Statoilides ja samuti saab osta koha pealt. Eelmüügis on pilet 150 krooni, koha peal 200 krooni. Mingisugust kajastust ka pärast sellele üritusele võimalik vaadata. Ma vaatan, et sa tõid mulle siia uhkeid DVD-sid, mis varasematel kordadel tehtud on võetud ka üles, et ilmselt on võimalik ka kunagi tulevikus kõike seda ka vaadata pildimaterjalina nii internetikeskkonnas kui ka DVD-del. Jah, nagu meil kombeks on, siis pärast või igal rajul on korralik videomeeskond kohal, pärast iga raju toodetakse DVD fännidele huvilistele vaatamiseks. Samuti lähevad matšid üles kuu või pooleteist pärast ka internetti, püsivad seal mõnda aega. Samuti käivad meil läbirääkimised paari video või selle internetiportaaliga ja ka telejaamaga. Ma mõtlen ka, et see on üsna selline atraktiivne sport, et miks näiteks televisioonis sellist asja ei näidata, et ma arvan, huvi oleks päris suur või on siin mingisugused muud põhjused, et ei ole, ma ei tea, kas on eetiline näidata, kui mehed seal üksteise otsas ja verd lendab ja näod on sassi löödud või mille taha see jäänud on, et näiteks selliseid asju kuskil Eesti telekanalitel üle ei kanta või ei näidata. Ma arvan, et see rada lihtsalt vajab veel sisse tallamist, inimesed ei ole harjunud sihukest asja nägema. Kui ma nüüd võrdlen, milline oli tagasiside ja üritusel eelkaja enne esimest raju ja mis pärast kolmandat oli, siis sellist stereotüüpidesse lahterdamist on vähem tekkinud, et kui me räägime nüüd MMA-st, sportlikust vabavõitlusest, siis ei tule enam igale ettejuhtuva inimesele muie näole ja hakkab rääkima sellest, kuidas inimesed üksteist veristavad, vaid juba jagatakse asja, öeldakse, et ikka on spordiga tegemist. Tore mehed, Ott Tõnissaar, Leho Laul, suur tänu siia stuudiosse tulemast. Ma tean, et te ise ringi ei lähe, nii et sõbrapäevaks teil jäävad ilmselt näod ilusasti korda, aga teistele sportlastele eelkõige, kes seal siis üles astuvad, soovime siis jõudu ja jaksu ja et tuleks kõva andmine ja mma.ee on koduleht, kus siis rohkem ka infot saab ja jõudu teile siis laupäevaks ja et tuleks rajuvõistlus. Aitäh! Aitäh!